Tervist! Jalgpalli tänavalt. Tervis Jalgpalli tänavalt. Tervitused. Sul läks ka tööle. Mul läks ka you are live now. Seekord ei tekkinud probleemi. Saad elus. Aga tere tulemast järjekordsesse Maakteri jutu live podcasti siis. Et me oleme siin täpselt nii kiired, et mina ei teadnud isegi, mis teemad meil täna on. Aga Ene laitsis meid õnneks. Kõik oli läbi mõeldud ja sa ei teadnud. Jaa, alati on meil läbi mõeldud. Maateritel on alati kõik läbi mõeldud. Ja. Aga täna siis hästi kurikuulus päev. Meelega tegelikult ütlesin seda praegu sellepärast, et meil on tegelikult õhtul see loopargi.ee, minge vaadake, tulge ka kella 5-7 kliendipäev. Päris palju huvitatud on, loodame, et nendest keegi kohale ka jõuab, nii et saab küpsist ja saab meiega juttu puhuda ja lihtsalt uusi korterid vaadata, mis on tehtud tegelikult siis rekitud kortermaja. 3. korrus on täiesti uuesti peale ehitatud. Pole täna vaadanud, aga eile oli ju lausa 49 huvitatud. See ei ütle tegelikult midagi, et lõpuks on see, et 10% kohale tuleb väga hästi ju. Jah, kui 4,5 inimest kohale jõuab, siis on hästi. Et 4 ja lapsega, üks on lapsega. Üks on lapsega, jah, see oleks väga hea. No meie oleme kohal, nii et aga mis me seal teeme kindlasti on see, et me teeme igast korterist koha peal mingi live video ka. Või siis teeme lihtsalt videosid ja postitame, aga ma arvan, teeme laivi. Siis saavad inimesed äkki, kes kogemata vaatama satuvad, saavad küsida ja saab öelda, et mul tahaks seda korterit näha, siis me saame kaameraga sinna minna ja näidata sulle, kuidas tundub ja kuidas on. Selleks, et kõik korterid on valmis ja võtmed on minu käes ja nii ongi. Ja kui tulete, siis kui olete näoga maja poole, siis parem pool on paraatne ja meie numbrid on ka igalt poolt leitavad, Oskar Edela, Marti Juse, et siis helistage, kui sisse ei saa, aga me jätame selle paraadnukse ilmselt lahti selleks hetkeks. Siis teine asi, huvitavaid põnevaid asju kulisside tagant, et tegeleme siin ühe arenduse müügiga loodetavasti potentsiaalsega ja siis peame Maardu linnavalitsusega suhtlema, tervitused Maardu linnavalitsusele. Et kui te kirjalikult mingid vastusid ei saa, siis ärge ühtegi asja mõelge, et see on selge 100% kindel asi, mis sulle telefoni teel räägitakse, sellepärast et tegelikult inimesed üksinda seal linnavalitsustes otsustada ei saa, peavad olema igast komisjonid asjad, meil on seal lihtsalt see, et me tahame detailplaneeringut justkui osaliselt välja arendada, selleks et 20 aastat on see lihtsalt seisnud seal ja tegelikult oleks väga loogiline teha nagu esimene osa etapina valmis ja siis teine osa ka, aga täna me saime siis lõpuks kirjaliku vastuse, kui alguses mulle öeldi suuliselt telefoni teel, et pole probleemi eelmine nädal siin, et nemad mure kohta ei näe, et halduslepinguga saab selle nagu ära timmida, siis tegelikult täna me saime ikkagi põhimõtteliselt uue vastuse, mis oli kirjalik, et tuleb tervikuna kõik välja arendada, muidu ei saa ehituslubasid kinnistutele enne. Ühtepidi see on nagu arusaadav, aga tegelikult see detail on lihtsalt 20 aastat vana ja seal on niikuinii väga palju muutunud, seal on ka kunagi olevaid kinnistuid, mis olid detailis ette nähtud ärimaa kinnistutena väiksed, siis on tegelikult liidetud ühe suure logistikapargi kinnistuga juba, nii et seal tegelikult neid polegi eksisteeri enam, kuigi see oli detailplaneeringu osa. Naabrus on muutunud ja kommunikatsioonid. Nagu väga palju on muutunud, aga siis tahame seda nagu paremaks teha. Aga tegelikult, mis seal meil on siis ühed elamumaa kinnistud, mis on tegelikult minu hinnangul väga ägedalt, looduslikult väga ägeda koha peal, nad on nagu mäenõlva peal, varjus ja sa tegelikult seda Vana-Narva maanteed üldse ei näe. Ühesõnaga hästi äge koht minu arust. See ei tundu nagu, kui kaardi pealt vaatad, siis tundub, et sa oled nagu logistikapargis, jah? Et seal on naabruses mingi lillade kasvatus, mingi taimede kasvatused. Ja. Aga tegelikult sa ei näe seda, ainult ühelt poolt need vanad kasvuhooned on seal, mis toimivad ja töötavad seal mingi äri. Aga see on selline vaikne tööstus, see ei ole selline, et kuskil mingi aamer käib või et ta ei ole selline. Kusjuures see on põnev asi, me olime seal koha peal, siis tekkis küsimus, et kui sul on elamumaa ja tööstus ja äripinnad siis nii-öelda või see ärimaa naabruses, siis tegelikult on niimoodi, et kindlasti linn või vald olenevalt, kus see on, me ei räägi praegu ainult sellest, vaid üleüldse, siis ei anta seal nagu need müranormid on teised, kui see on elamumaa kõrval täpselt naaberkinnistu, et sa ei tohi sinna töötlevat tööstust näiteks teha, ma ei tea, ehitad segutehase, mis nagu undab ja olemas nagu täna vastupidi. Täna vastupidi, et seal on logistikapargid, need on vaikne tööstustega. Ei mõtlen lihtsalt see äri on seal nagu valmis ehitatud ja elamut ei ole.
aga noh, ümberring on niikuinii elamud ka. Kui vastupidi oleks, seal on eramud igal pool. Et, no väga ei ole ju. No on ju. Väga palju ei ole, mõned on. Igatahes meil on alati samamoodi Martiga erinevaid arvamusi, et see täiendabki. Põnev projekt, jah. Minu hinnangul on see kullauk. Marti hinnangul ei ole ükski koht, mis on ilus, hea, sellepärast, et ta ei tunne seda kanti. Jah, ei, ma olen arvamust juba muutma hakanud, aga noh. Ei, see selleks nali naljaks. Rahaliselt tundub hea. Aga meil oli täna mingid teemad ka või on sul mingid põletavaid asju, mida sul tahad kohe ära südamelt rääkida, et meelest ära läheks? Viimasel nädalal on olnud nagu see, et kas ei tule nagu kliendid kohale või ei tule teised maaklerid kohale, nagu selles mõttes nagu huvitav nädal on olnud. Te oled mõlemas rollis, et sa oled saanud petta kui maakleril. Mõlemaid olukordi ja nagu jah, nagu ma ei saanudki aru täpselt, mis see põhjus oli, miks maakler kohale ei tulnud, aga no põhimõtteliselt põhjus oli see, et ta ei saanud võtmeid, et tulla tutvustama meile objekti. Aga ootamatu oli lihtsalt see, et ta nagu sellest ka teada ei andnud nagu. Et ta mõtles, et ta võtab muga siis ühendust, kui ta võtmed kätte saab. Aga me kliendiga ei oleks siis seal värava taga nii kaua viitsinud oodata nagu. Kusjuures mul tuleb sinu selle jutuga meelde see, et nagu... USA-s üks Ameerika maakler sai väga kuulsaks praegu niimoodi, et on üks videoklipp, eile nägin seda ka, kus maakler astub korterisse sisse niimoodi, et ta ei ütle omanikule, et ta läheb sinna ja omanik magab alles seal magamistoas ja siis see maakler läheb reaalselt sisse ja see omanik ärkab justkui üles ja filmib seda ja ütleb, et kuule, sa pole muga midagi kokku leppinud, et sa kumb siis filmib? See omanik. Et maakler tuleb lihtsalt oma võtmega külmalt sisse, ette ei teavitanud ja ära ka ei lähe, ütleb, et aga mis magad siin päeva, tahad raha ja siis tekib seal mingi dialoog ja siis tegelikult see läks vairaliks ja nüüd nii ongi, et näitab, kuidas siis Ameerika maaklerid toimetavad, et pressivad isegi siis koju, kui te kodus magate, nii et ma arvan, me oleme veits viisakamad. Tähelepanu on oluline. Oleme veits viisakamad, aga rääkides sellest sinu olukorras, siis räägi siis ära siis. Ei no üks oligi see, et sai paar päeva varem aeg kokku lepitud ja meilidel kinnitatud justkui ka, aga oligi siis kohale sõites, jah, kallis üürimaja nagu kohale sõites polnud kedagi kohal peale minu ja kliendi nagu. Siis helistasin omanikule, siis ta, või maaklerile, siis ta ütles jah, et mul ei olnud võtmeid, et ma ootan alles võtmeid. Ja ta sulle helistanud, nagu, ei teavitanud midagi? Ei teavitanud kahjuks midagi, jah. Ja. No eile kuidagi sattus täpselt, jah, 2 korda. Õhtul siis klienti ootasin objektil ja vaatasin, et ei tule, ennem helistasin talle ja saatsin sõnumi ka. Aga me nagu rääkida ei saanud, aga sõnum nagu, ma mõtlesin, et märkab nagu ikkagi, aga tuli välja, et ta nagu sõnumit ei vaadanud, kuna tal ei olnud aega. Ja siis ta tuli mingi 10 minuti pärast ja siis ta vaatas natuke ringi ja siis me ootasime veel mingit sõpra veel mingi 10-15 minutit ja lõpuks ei tulnud kedagi? Ei, kõik tulid kohale, aga lihtsalt kokku läks nagu pool tundi lihtsalt nagu inimeste ootamise peale nagu. Seda osa sa mulle ei rääkinud alguses, et sa lõpuks said ikkagist näha seda? Ei, see on teine objekt juba. Okay. Üks oli maakleri ootamine, teine oli ostja ootamine. Miks ma olen maaklerina alati varem kohal on see, et kunagi ei tea, millal kliendid tulevad, et kui nad tulevad liiga palju varem, siis on nagu, kui sa eramad müüd, siis on nagu keeruline olukord, kui nad juba omanikuga lähevad ise tuurile ära, et siis sa nagu oled siuke võõrkeha, kes sinna satub, et tere, ma tulin ka. Et ega keegi lõpuks ei mäleta, et sa nagu tulid õigel ajal, aga sina justkui jäid ikkagist nagu hiljaks, sellepärast me saime juba ammu kokku. Sa tulid küll varem, aga ikkagi jäid hiljaks. Jah, et siukest olukorda mina maakleri nagu ei taha. Et paar korda on kunagi alguses olnud ja siis ma nagu otsustasin, et kui mõni mõtleb, miks ma alati varem kohal olen, tervitas Reinu. Ma olen alati pool tundi varem igal pool kohal. Pigem ootan seal varem kohal, kui ma olen pool tundi või liiga täpselt. Aga eks iga maakler peab seda nagu ise tunnetama. Mina olen õppinud seda, et kui mul on kohtumine ikkagist 2-3 päeva tagasi nagu kokku lepitud, siis ma samal päeval helistan kõik kohtumised alt üle enne. Tere, kas täna kell 3 olete ikka täpselt jõudmas? Selleks, et mõnikord inimeste jaoks on see, et ma võib-olla jään pool tundi hiljaks. Ei, nagu nii ei saa, et kas te tulete kell 1 või te tulete 1:30, et see on suur erinevus. Inimesed nagu ei võta seda tõsiselt. Üürikorteritel eriti, jah. See on veel eriti see, et ju enam ütleb, ma juba leidsin, ma ei tulegi. See on kõige hullem, jah. Et nii ta on, jah, et
siin paar päeva viivitust on või edasilükkamist, siis inimesed otsivad edasi ja võivadki leida endale mingi sobiva ja siis ongi kokkuvõttes sinul kohtumine jääb ära. Eile mul oli hästi äge kohtumine, et üürikorteri tutvustamine ja vaatamine seal ühe huvilisega ja siis mina vene keelt ei suhtle, on ju, siis poeg rääkis inglise keelt, ma rääkisin temaga inglise keeles, siis ema rääkis ainult vene keelt ja ei räägi ühtegi teist keelt. Ja siis lõpuks oli see, et meile meeldis, et tahaks üürida, noh siis ütlesin, et sooviks nagu lisaandmeid, et saadeti ja siis järsku küsib, et aga alguses ma küsisin, et kes siin elama hakkab, öeldi, et poeg ja mina, on ju. Ja siis järsku ilmus välja kuskilt, et ka selle naise ema, kes ilmselt on siis väga vana proua, sellepärast et see naisterahvas ise juba tundus mulle suhteliselt vanemas eas. Eakas. Ja siis ma küsin, kas on veel kedagi, kes nagu nüüd tahaks, siis mees on ka võib-olla kuskil. Et alguses öeldi mulle, et nagu 2 inimest tuleb sinna korterisse elama. Siis ma lõpuks küsisin, okei, et saatke kõik täiskasvanute inimeste nimed, kes tahaks siin elada. Aga alaealised on ka ju. No jah, alaealised on need, täiskasvanud ikkagi vastutab tema eest, aga lepingutes mina panen ikkagi kõik täisealised nagu kaasüürnikeks. Kuidas sa teed? Paned ka ju? No kui nüüd seal mingi on nagu ma ei räägi praegu mees, lastest. Naine ja siis on ema ka, siis ma ema nagu ei pane nagu. Okei, mina küll panen. Ema ma panen lepingusse, et ta nagu on elanik. Aga isikukoodi asjad tood ikka välja ju. Jah, üldiselt küll jah, et siis ta ei ole vastutav ju. Seda küll jah, et ta vastutav ei ole, aga noh. Aga välja kirjutan ikka jah, et kes seal elavad jah. Lepingu osapool ta just kui ei ole. Okay. See on parem vastus, kui ma küsisin ka, et naisterahvas, et kas te elate üksinda siis sinna. No jah, vahepeal kahekesi. No, mitte, et nagu laps oleks olnud või mingi oleks öelnud, et jah, et mul elukaaslane, ma ei tea, on välismaal või midagi lihtsalt. Keegi kuskil vahepeal käib. Aga lähme siis tänase teema juurde ka. Et hakkame siis ennast kiitma või teisi kritiseerima ikka ennast, mitte teisi. Ennast jah, et meil oli tänaseks välja mõeldud siis üks teemadest, et kuidas head maaklerit ära tunda. Ja teine teema oli meil, ma pean kohe vaatama. Enne saab meid aidata, mis meil teine teema oli? Mis toimub enne korteri müüki panekut? Jah, mis toimub enne korteri müüki panekut? Me oleme seda korduvalt rääkinud, aga ma arvan, et me võime seda alati üle rääkida, sellepärast, et me iga päev sellega tegeleme. Räägime esimesest enne. Aga räägime teisest ennem. Sa arvad, see lühem teema. See viib teema. nagu maakleri jutuni ka nagu. No okei, räägime siis, mis toimub enne kinnisvara müüki ühe objektiga. Kõigepealt tuleb aeg kokku leppida. Mis võiks toimuda? Okei, räägime niisuguses võtmes, jah. Mis võiks toimuda versus mis toimub? Toome siis paralleele. Ma võin tuua oma näite ühest huvitavast olukorrast, et mis võiks toimuda on see, et toimub andmete kogumine, ehk siis kogu selle kinnisvara kohta võetakse kogu asi üksikpulgi lahti, dokumentatsioon, vaatad registrid üle, et kõik asjad on õiged, helistad kohtumised kokku. No ehitusregister, kinnistusraamatu väljavõtte, kas on seal mingid piiranguid, kitsendusi, siis omanikud tihti unustavad ära selle, et kas neil on notariaalne kasutuskord või on neil lõpuks lihtsalt välja kujunenud kasutuskord, mõnikord nad ise ka ei mäleta seda. Jah, mõnikord ei mäleta isegi inimesed seda, et kas neil on kaasomand või on neil korteri omand. Et nii paraku on, ehk siis meie teeme selle info kogumise nagu põhjalikult ära ja siis teine oluline osa, mis mul nagu täna on ikkagist on kommunaalarved, mida ma alati küsin, et kogu pakk oleks olemas, et me saame seda huvilistele alati esitada, mitte ei ole seda, et meil ei ole, ma ei tea, kunagi saate. Nagu inimesed tahavad reaalselt näha, et enam ikkagi ei usu ja endiselt ei usu, et mida siis. Et see annab mingi parema kindluse. Suve, talve, eelmise talve, viimase kuu arve, et ei oleks võlgnevusi. Täpselt. Võib-olla isegi ühistuga ühendust võtta, kas, kindlasti ühistuga tähendab ühendust võtta, et küsida, viimasel ajal on. Meie isiklikult küsime siis. Ostjad on teadlikumaks läinud, küsivad, et remondifond, okei, mis selle rahast tehtud on. Nii, kui kaua veel remondifondi maksta tuleb seda laenu. Seda küsitakse hästi tihti. Kui palju on laenu veel tagasi maksta. Et selliseid asju, et siin üks ühistu oli võtnud 30 aastaks laenu näiteks. Aga laenu makse oli sama suur, kui oleks võtnud 15 aastaks, nii et ikka päris hea.
ühesõnaga Siis oli nii kallis laen. jah, et ühistust kindlasti küsida, kui ei ole näha, et maja on juba renoveeritud, et kas plaanitakse renoveerida, kas on juba mingeid tähtaegasid paika pandud, millal mingisuguseid laene võetakse. Noh, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb enam isegi, et üks korter on müügis ja haldur on väga rahul sellega, et maja läheb remonti. Maja siis remont maksab 1 400 000, sellest 700 000 saadakse siis, see on see endine KredEx on ju, 700 000 saab sealt, 700 000 siis on elanike maksta. Et ma ei ole täpselt välja arvutanud Ühistu neid maksta. summasid, no ühistu maksta ja elanike maksta on 700 000 laenu. No Omafin on ka või? ei no see ongi see KredEx ongi KredEx ongi see pool. toetus nagu pool. Ja seal on täna juba hästi kõrged kulud, et siis Kui kalliks see läheb, siis on nagu korralik jah, on. et kui palju nagu see lõpuks nagu maksma läheb, kui see valmis saab nagu. Et need asjad jah, tihti pole käidud koosolekutel, midagi ei teata, mis majas mingi plaanid on. Ja siis ongi segadus sellega, kui tuleb välja, et tahetakse hakata remonti tegema ja maksud tõusevad nagu veel. Noh, kuigi sa ütlesid, vaata, et sul naaber majas on õhk, vesi, küttesüsteem ja see teeb umbes 3 eurot nagu ruutmeetri kohta uues majas küttekulud, et kas nüüd on siis nagu, mis nüüd siis lõpuks parem on? Okei, uues majas on tõenäoliselt ikkagi parem elada, aga siis maksadki selle keskkonna eest nagu lihtsalt nii palju rohkem lõivu, mis on tegelikult nagu ajuvaba, et aga mis veel, joonised on ju, kui on nagu korter, siis noh, võib-olla ei ole nii hull on ju. Oleneb majast jah, kui see on vana kortermaja, näiteks võtame Põhja-Tallinna 100 aastat vana mingi puumaja, ikkagi palkmaja veel, siis on nagu väga põhjalik aru saada, mis seisukorras see maja on ja need riskid ja kuna ütleme siis vanade majade standardina, kas need planeeringud üldse vastavad õiged. Mitu korterit kokku ehitatud on üldse, kust on mingisuguseid lisaruume, kust on seinu maha võetud, kõike seda nagu. Et see tuleb selgeks teha ja siis hakkab, kui see info on kõik olemas, siis tegelikult on nagu hinnastamine järgmine asi, mis majade puhul on veel eriti murekoht see, et keegi ei tea midagi, mida on kuskil ümber ehitatud, nagu ongi kunagi ostetud, siis juba oli, aga tegelikult on võib-olla mingi kolmandik maja juurde ehitatud kuskilt. Pööningute juurde ehitamine või pööningute laiendamine, kõik need asjad on vanast ajast dokumenteerimata, tõenäoliselt see ei, noh täna ei ole sellest seda mõtet rääkida, et mina ostsin selle sellisena ja mina ei tea midagi. Ise vastutad ja teed korda. Et täna on omanik on vastutav kõige eest, mis on seal tehtud ja pole mõtet nagu rääkida seda, et ma ei tea midagi. Et mina ei tea midagi, mina pole midagi teinud ja mina ostsin selliselt ja korterite puhul ka siin on ikkagi neid avasid tehtud, ukse avasid on planeeringu muudatusi tehtud ja endiselt ikkagi öeldakse, et mina ei ole siin midagi muutnud, et mul ükskõik las ostja teeb, on ju. Aga siis, kui jõutakse lõpuks sinna maale, et ostja ütleb, et pank ei anna mulle laenu, kui ei ole planeeringu kohta dokumentatsiooni, siis see maksab täna 2-3 tuhat eurot, et saada mingi ukse ava korrigeerimine nii-öelda dokumenteerida. Aga tihtipeale on vaata see ka, et tegelikult kui hakatakse korteris midagi väikest asja seadustama, siis kui sa võtad näiteks mingi firma, siis nad teevad sulle ikkagi terviklahenduse, et nad, siis on mõistlik juba kaasajastada kõik asjad, võib-olla see kergsein, mis sa oled maha võtt, et on avatud köögiga planeering ei ole. Kandev sein ikka. Ei, mitte kandev, vanasti olid need papis seinad seal köögi ja elude vahel vaata, aga see EHR-i selle kajastub selliselt, et su köök oli eraldi tegelikult, ehk siis ongi lihtsalt köök. Aga täna EHR-is, ma olen sellest rääkinud ka, on avatud köök, et siis sa saad nagu selle ära märkida selleks, et piltidel pank ja laenuhaldur näeb kohe, et see on avatud köök, aga ta vaatab registris, et ei ole avatud köök, siis tal võib tekkida küsimusi, kõik need väiksed nüansid, kui neid kohe selgeks ei tee ja isegi see ei takista seda, et sa saad müüma hakata, et kui see on lihtne asi, siis sa hakkad selle protsessiga samal ajal pihta, kui alustad müügiga ja selle saab juba väga selgelt protsessis öelda, et paberid on nii-öelda,
paberid on nii-öelda sisse antud, dokumentatsiooniga tegeletakse, see saab korda ja vana omanik teeb ja siis pank annab sinna kortermajja nagu korterile laenu ka, et aga see, et ei taheta hakata tegelema ennem. Aga ei taheta jah, võt see ongi see, et omanikud ei taha, esiteks see maksab palju raha ja oleme ausalt, päris paljudel inimestel ei ole lihtsalt 3000 eurot võtta tagataskust, et maksta mingile menetlejale selle eest, et keegi kes teeks ära või no lihtsalt ei raatsi. Saab ka ise korraldada tegelikult. Martile meeldib kõike ise teha, kõike saab ise teha, aga see tihtipeale näitab seda, et inimesed ei jõua mitte kuhugi siis. Aga see võtab rohkem aega ja kõike muud ja tõenäoliselt palju rohkem asjaajamist. Et inimesed ei jõua sellega kuhugi. Aga jaa, ja tegelikult teine oluline osa, kui see kogu info on koos, siis tegelikult on hinnastamine, sellest me oleme ka korduvalt rääkinud, et hinnastamise taktika ja kuidas turul välja minna on tegelikult hästi oluline just see koht, et kui me näeme, et saab kõrget hinda küsida, siis me alati seda teeme, aga tihti on ka olukordi, kus omanik arvab, et võiks kõrget hinda küsida, aga meie näeme, et tegelikult ei ole mõistlik seda teha, seks, et see jääb lihtsalt, see on takistav faktor, kui sa paned natukene kõrgemat hinda püüad, siis see asi jääb turu peal pigem seisma. Ja tegelikult õiglane siuke hind müüb paremini, samas ei ole mingi odav, et ta lihtsalt on õiglane, et see võib-olla raske aru saada, aga minu jaoks hinnalangetus ei ole see, kui sa oletame, et turuhind on 120 000 ja sina paned 140 on ju, ja nüüd kui sa hakkad hinna langetama 140, siis see pole hinnalangetus, sellepärast et sa ei ole isegi hinnaga õiges kohas, et sa oled liiga kallis, sa utoopias kuskil mängid mingi pilve sees oma suvaliste numbritega, et see ei ole mingi hinnalangetus hakkab siis, kui sa hakkad turuhinnast allapoole hinda laskma, siis see on hinnalangetus tegelikult. Selline aktuaalne on ikkagi selline müüjate argumendid, mis on tavaliselt nagu küll asjalikud argumendid on ju, aga need ei ole nagu hinda tõstvad alati nagu. Sellepärast, et samas on seal juures nagu neid hinda langetavaid argumente, millele ei taheta nagu tähelepanu pöörata. Kas või korrus või mingi seisukord või niisugused asjad. No üldine viimistlus on mõnikord piisavalt väsinud vaata, et siis lihtsalt mõjutab kohe seda ostuotsust nagu inimesele, et ta peab seda manki tegema, ta peab liiste vahetama, põrandat vahetama võib-olla. Emotsiooni jah. Et see on sama loogika, et kui sa lähed, ma ei tea, täitsa suvaliselt tuli praegu mõte, lähed kingapoodi ja sa näed, et need jalatsid on kantud, siis sa ei maksa selle eest ju täishinda, sa tahad nagu saada siis mingi 90% alla hindusega. Kui sa lähed outleti, siis sa oled sellega leppinud, on teadlik. Need ei ole ka kasutatud seal. No tihti on ikkagi. No ei ole, need on mingi vana mudel või midagi. Kui sa lähed second handi, siis on kasutatud. No on erinevad. Outlet ei ole kasutatud riided. Siis... Aga kui sa lähed kasutatud korterit ostma, siis sa pead arvestama sellega, et see on kasutatud korter. Üha enam nagu ka müüjad nagu viitavad ja rõhuvad nagu sellele, et te tellivad hindamisakti nüüd, kui hakkavad müüma. Et see on justkui argument, et nende korter on hinnatud 130 000, siis hakatakse müüma seal, ma ei tea, 135-ga võib-olla, mõne aja jooksul jõuab see hind juba 125-ni, 120-ni, aga suurelt on kirjutatud siis kuulutusse, et hindamise akt on 130. No kallim justkui on. No justkui kõrgem on ju. No mis see nagu tegelikult siis ütleb? Nagu? Mitte midagi. See ütleb seda, et 130 ei ole õiglane ja hind nagu. Õiglane hinnastamine. No see ongi see, et hindamisaktid ei peegelda hetkeseisu. Hindamisaktid peegeldavad minevikku, ehk siis mis on tehtud asjad nagu. Ehk siis hetkeseisu ei ole ja maaklerid ongi selles mõttes nagu hästi olulised rollis selle koha. Raskus kohas selle pärast, et selles mõttes küll, et omanikul selgeks teha. Hindamisakt tehtud, see on kehtiv ju. Absoluutselt, et see ongi see, et kui seal mõni tehing võrdlusmoment on võib-olla tehtud pool aastat tagasi korteriga on võrdlusmomendiks võetud, siis pool aastat tagasi võib-olla oligi turul nagu teine seis või siis see korter oligi natuke teistmoodi, aga ükski inimene ei vaata neid kohandusi, mis on tegelikult tehtud, mis see nagu hea oli, mis see parem oli. Plussid, miinused, et lõpuks meie saame nagu sellest aru ja reaalsus ongi see, et me tunnetame selle sellepärast ära, et me oleme nii paljudes korterites käinud, ehk siis maaklerid üleüldiselt käivad väga-väga paljudes kodudes kinnisvara vaatamas ja näevad ja kuulevad erinevaid ostjaid ja oma kolleegide kaudu ka. Ehk siis nad saavad selle hästi autentse info, mida täna turg ostab ja mis hinnaga. Ja seda sealt ei loeta välja hindamisaktist, et see hind on pluss-miinus justkui on ju. Ja seda ka unustatakse ka ära, et see kõik on seda plussi nagu ei tule kunagi sinna võimalik panna nagu. Aga see hinnastamise pool on nagu kuidas nagu see müük minema hakkab? Hinnastamine on mega oluline.
ja kui see valesti on, siis ilmselt et isegi võib-olla nagu teinekord pildid ei ole nii olulised, aga noh, ma siin ka vaatasin üks päev jälle eraisiku kuulutusi, et suhelda ja noh, vaatad, ongi ilusad kuulutused, ilusad pildid, hästi põhjalikud tekstid on ju, hästi pikad tekstid, nagu ei jõua äragi lugeda nagu. Ja siis kellel oli seal 10 pilti, kellel oli 20, 60 pilti 2-3 toalisest korterist tehtud nagu, et nagu liialdatakse võib-olla pisut nagu. Ja siis on see hindamisakti veel teema sinna juurde kirjutatud ja siis nagu hind ongi kõrge ja siis nagu noh, tunnetad ära, mõtled, et nagu ainukene mure, miks ei ole nagu ära müüdud, ongi tõenäoliselt see, et lihtsalt ongi valesti hinnastatud nagu. Turuhind on see, mitte mis on hindamisakt, vaid see, millega asi ära müüakse, et kõik teaks. Et seal, kus osapooled päriselt kokkuleppele jõuavad, et turuhind ei ole hindamisakti hind. Et see on lihtsalt see, mis näitab justkui mingit statistilist numbrit ja seda sinu korteri, seda arvestab justkui mingit nüanssi, aga turutunnetus on ikkagi see, mis paneb asjaga paika. Aga kuule, meil on veel teemasid. Mulle meeldib see teema, et kas ainult kuulutuse põhjal saab aru, kas tegu on hea pakkumisega. Et ülihästi saab aru. Et kui mina vaatan kinnisvaraportaalis ja näen mingit kinnisvara, mõnikord mingit korterit, siis esimene asi, kui ma näen seda mingit korterit, mulle piisab mõnikord paarist pildist, ruutmeeter, korus ja juba saan aru, et näiteks on väga hea flipamise objekt. Asukoht ka ja kõik asjad. Ja saan aru, et on valesti hinnastatud, hind on madal ja ilmselt on neid inimesi veel ja siis tihtipeale on see, et kui sa sinna helistad, siis ongi juba see, et meil on juba pakkumine seal ja järjekord ja nii edasi. Ehk siis ja tegelikult on ka olukordi siis järgmine etapp siit võib-olla, kuidas saada aru, kas on hea objektiga on see, et kui sul tekib ajas turutunnetus, siis ongi võib-olla see, et kui sa lõpuks piisavalt hästi turgu tunned, sa kuskil käid, siis võib-olla keegi teine ei saagi aru, et see on hea koht. Et asukohast tulenevalt on see, kus ma saan mõnikord aru, et turg on, et see on nagu väga hea koht ja siin saaks tegelikult väga head hinda, aga inimesed näiteks ise võib-olla ei taju üldse seda omanikud. Et nad istuvad kullaaugu käes ja noh, võtavad siukse keskmise, midagi ikka maksab, aga tegelikult ei saa üldse aru ja siis müüvad liiga odavalt ära. Siukseid asju juhtub rohkem, ma arvan, elamumaa kinnistutega, mis ei ole nagu väga tiheasustuskohad, aga samas on, noh, ma toon näiteks minu hinnangul oli siin aasta 2, kui ma vaatasin kinnistud hästi hoolega natuke iseendale, siis Jõelähtme piirkonnas oli hästi palju minu arust alahinnatud elamumaa kinnistuid, eriti seal Jõelähtme kiriku lähedal, seal Manniva piirkonnas ja seal Golfiküla ümber, et Golfiküla sees maksab sul kinnistu 150-200 000 ja kui sa oled tõkkepuust lihtsalt teisel pool maksis keegi omanikud müüsid 60 000 on ju põhimõtteliselt sama ilus, sama loodus, sul ei ole lihtsalt seda tõkkepuusel põhimõtteliselt. Golfi ei saa mängida. Jah, golfi ei saa mängida nagu, siis tegelikult oli seal nagu räige käpp minu arust. On ka teisi piirkondi, mis jäävad näiteks Tartu poole. Et sul tuleb vesi, elekter, kõik need asjad nagu teha ja inimesi taha sellega tegeleda nagu. Et see nagu tihti võtab selle võimaluse hea hinnaga müüa nagu neid asju ka. Aga täna ma kinnistute osas oskan küll öelda, mina isiklikult ütlen, et nii palju kui mina täna vaatan turul, siis enamus kinnistud on ikkagist nagu no õhku on sees. Ma ei ütle, et nad väga kalliks on ülehinnatud. Mõnes piirkonnas ikkagist tahetakse, no Peetris näiteks minu hinnangul on kõik eramumaa kinnistud ülehinnatud ja tahetakse liiga palju raha saada, see ei ole oma raha väärt. Ja nii ongi, aga kui te kaubelda ei saa ja omanikud alla ei lase, siis nii ongi lihtsalt. Aga 200 000 ei maksa Peetris täna kinnistuja peale. Elamumaa kinnistuja. Ainult kinnistutel on hind õhk sees. Ei, aga lihtsalt rääkides, kus ma nagu selgelt näen, kus on õhku sees. Et korterite puhul on ikkagi see nagu korteri põhiniseks, et omanikud ise otsustavad ja teevad ise valesid otsuseid. Aga kui kinnistuid müüakse, siis tihtipeale seda müüb mingi väikearendaja või arendajad suuremad. Ja noh, seal on kõvasti õhku sees minu hinnangul. No mul praegu on Randveres 4 kinnistut, üks sai nüüd müüdud ja me oleme vist üks väheseid arendusi 4 kinnistuga. Ütleme siis ainukesi kinnistumüüjaid, kellel on kõik välja ehitatud. Ligipääsutee, kommunikatsioonid, elekter, vesi, kõik on nagu tänavavalgustus, kõik on nagu välja ehitatud.
ja siis kui paar klienti nagu on öelnud ka, et nad käisid suhteliselt seal paari teise kinnistute asjus ka on ja küsisid, et kus nagu vesi ja kanal ja kõik asjad on ju, ja kõik tulevad ja siis igale hind on nagu välja pandud üks ja siis sa maksad igale asjale nagu juurde, liitumine veega, liitumine elektriga, liitumine kõik ja see kogu hind oli hoopis palju kõrgem kui nagu tegelikult reklaamitakse. Oluline on aru saada, et kui sa ostad kinnistu kuskil sellises kohas, kus ei ole tegelikult põhimõtteliselt infrat välja arendatud, siis on hästi oluline koht aru saada enne ostu, et kas sinna üldse ehitusluba saab, et enamasti täna ei saa ja see ongi selle kaitseks tegelikult täna tehtud tervikuna, et terved põllud on igal pool buumi ajal juba kunagi ammu 2008-2007, 2006-2007 pigem joonistati põllud täis, müüdi neid lihtsalt, inimesed ostsid lihtsalt joonistatud kinnistud endale põhimõtteliselt, kuhu mitte kunagi ühtegi infrat ei tulnudki. Ei olnud isegi kinnistuteks jagatud veel nagu. Mõnikord ka seda aina tegid võlle seal mingi nähtamatute asjadega, aga murekoht on nagu see, et isegi kui seal lepingus on kirjas, et arendaja peab välja ehitama tee ja asjad, kõik asjad, aga kui ta ei tee seda, siis sa oled ikka jamas. Kui arendajal raha ei ole või tahtmist ei ole, siis ta ei tule sinna nagu. Ja isegi kui sinna läheb täna mingi krusatee ja ma olen nõus ise elektri maksma ja kõik asjad, aga valde ei anna lihtsalt ehitusluba. Täpselt, et see on see kurb koht. Sellepärast on see minu arust tegelikult nagu väga hea asi, et täna arendajaid pitsitab. Väikearendajaid just räägime siin, kes teevad neid kinnistuid niimoodi 10, 7, 8. Suuremad on lihtsalt teadlikumad juba. Jah, et peab olema infra välja arendatud ja selleks peab oma nagu võimekus olemas olema, et seda teha. Okei, ehk siis niimoodi me tunnemegi ära, et me tunneme turgu ja tegelikult me tihti näeme ja siis me saadame seda üksteisele ka alati ja tegelikult need kuulutused liiguvad suht kiiresti kellegi kätte, kes siis omab raha ja tahab selle kohe kiirelt näiteks mõnikord ära osta. Aga tihti läheb selle ülepakkumiseks. Praegu igasugused korterid, mis on remonti vajavad, esiteks nad on juba kõrge hinnaga avalikud ja siis kui minnakse, huvi on nii suur, minnakse siis koha peale veel kauplema nagu. Aga võtame teise teema, siis meie ühte liiga kinni. Miks kinnisvaratehingud võivad viimasel hetkel ära kukkuda? Et kusjuures see on hea point, polegi sihukest nagu konkreetselt välja toonud ühtegi asja. Üks väga selge põhjus on see, et inimesed mõtlevad üle. Ja arvan, et informatsioon, mis on jäänud rääkimata, see on ka üks väga oluline koht. Või on tulnud äkki räägime kõigepealt korteri põhiselt, siis räägime kinnistute põhiselt, need on väga erinevad tihtipeale. Et kui me tavapäraselt korterimajades kortereid müüme või kodusid siis kortereid, siis seal on ikkagist see põhiline võib-olla on näiteks ootamatu info, et polegi ühistuga suheldud. Enne ostu näiteks helistatakse ühistusse, võib-olla mõni maakler ka ei helista ühistusse, et küsida nagu otse ühistult, sellepärast et tihtipeale omanikud ei mäleta, ei käi ühelgi koosolekul, neil ei loe ühtegi protokolli, neil pole õrna aimugi, mis ühistu on otsustanud, mis seisud on, mis plaanid on ja ei võta seda tõsiselt, sellepärast et ta elab seal, teda nagu otseselt ei puuduta, et kui on, siis on ja nii edasi. Ja see info tuleb järsku päevakorrale näiteks, et maja võtab laenu ja remondifond tõuseb 2 eurot ruutmeetrist, näiteks läheb 30 eurolt 120 eurole või olen näinud siukseid asju. Ja siis on nagu ostja siukses kohas, et kommunaalid lähevad liiga kalliks ja talle ei meeldi see ja tegelikult ta ei tunne, et ta tahaks seda saada. See on üks kindel põhjus. Siis on tihtipeale on ikkagi see, et meil on olnud mul on olnud ostjaid ikkagi, kes on oma finantsasjades nagu justkui väga-väga kindlad, tahavad hästi suure hooga teha emotsiooni pealt broneeringut ja siis ma nagu korraks tõmban neile plokki, et kas te pangas olete käinud, kas te olete rääkinud, ma käisin seal aasta aega tagasi, aga kas te täna ka käinud olete? Ja siis ta läheb tegelikult panka ja tegelikult tal tuleb sealt ootamatu üllatus, et tal on liiga palju kohustusi ja ta ei saagi üldse laenu. Et see on üks tegelikult ka üks põhjuseid, miks ootamatult justkui huvilistega info, potentsiaalne tehing ära jääb. Võib-olla ei saa nii palju laenu enam. Või ei saa nii palju laenu, jah. Et tal on võib-olla vahepeal sündinud üks laps juurde, see on jälle panga jaoks kulu, ja ta võimekus ei mängi välja. Ehk siis inimesed justkui unustavad selle võimekuse ära, et kui täna pank ütles sulle, et sa saad 100 000, siis tegelikult võib-olla 2 aasta pärast, kui sul on seal võib-olla kulud kasvanud või sul on vastutust rohkem, lapsi rohkem, siis kogu laenu maht on kukkunud näiteks, ma ei tea, 60 000 läinud ja sul ei mängi välja see rahaliselt lihtsalt.
täna on ikkagi ka seda üsna palju nagu pakkumisi, käiakse vaatamas ja kauplemas ja võib-olla lihtsalt tulla see, et keegi teine müüja teeb viimasel hetkel kas või ostjale parema pakkumise, kui sul täna on kokku lepitud nagu. jah, kui sa bronni ei tee, siis see risk on alati. Et ostja läheb, ostab midagi muud lihtsalt. jah, et see risk on alati. Ja müüjatel on ka õigus otsustada ja võib-olla tulebki keegi pere, kes võib-olla ei maksagi kõrgemat hinda, aga ma ei tea, meeldib kas või rohkem. Meeldib lihtsalt rohkem nagu. Lirtsu ja plärtsu seal koha peal. Lihtsalt nagu inimlikkus on ka oluline nagu. Absoluutselt, see kuidagi jääb igale poole. Et sellised väiksed nüansid, aga kuigi mina kinnisvaras täna ikkagist püüan müüki teha niimoodi, et omanike kohal ei ole, et see alati tundub kuidagi selline vabam õhkkond, ostja saab küsida, tal on nagu endal vabam küsida, et keegi ei tunne ennast nagu pinges, et muidu ma pean justkui neid kaks osapoolt omavahel nagu sõbraks tegema, et minu ülesanne on ka see, lahus hoidma neid tihti. ma võin neid lahus, aga kui kavatsevad ikkagist mõnikord omanikud koha peal olla ja tahavad ka seal nagu kuulata ja näha, siis on ikkagi see, et noh, tere, tema nimi on see, tema nimi on see, noh, olge nüüd meeldivad üksteise suhtes. Mõlemal nagu. Ja alati ma näen seda, et kui ma lähen nagu kliendiga üksi, siis tegelikult klient on nagu, noh, ta tuleb nagu poodi, et tal ei ole sihukest pinget peal, et ta käib kellegi kodus. Ta on nagu avatum, ta nagu on võtnud selle aja ja ta vaatab ringi, kaua ta nagu soovib ja kui ta vaatab seal mingi asi on, mis võib-olla tema võib tunnetada, et ta nagu segab. Et tuli nagu valel ajal või midagi sellist, et ma ei tea, keegi teeb süüa või ma ei tea, pakib asju või mida iganes. Aga kusjuures mul viimane olukord oli ja ma käisin seal ühte kahetoalist korterit müümas ja siis käisime koha peal ühe huvilisega ja siis mina alati näitan garderoobikappe ja asju ka, aga omanik oli ka mul seal ja ta ei lubanud garderoobikappe lahti teha. Ma saan aru, et need on asju täis. Aga tegelikult ostuhuvilised tahavad näha neid kapisisusid ja asju. Sügavust nagu põhiliselt tavaliselt. No ma saan aru, aga siis mul konkreetselt 2 korda öeldi, ära tee lahti seda. Siis tekkis korraks siuke huvitav olukord, et huviline vaatas, et mis asja maaklerid hoid seda ust lahti ja ma ei tea, mis huvilise peaski. Võib-olla mõtlesin mina üle, aga mulle endal tundus see naljakas olukord, et ma ei tohi kapisisu. Noh, kõik teavad, et seal on asjad, et mis seal siis ikka valjata. Kõik, mis eest on ära pandud. Siis ma esikukapi tegin natuke liiga lahti, siis üks jope kukkus välja, siis oligi minu jaoks naljakas olukord, aga omanik oli ilmselgelt tundis ebamugavust. Et tema riidid nähti. Siis veel panevad. Aga ootame, pidime kinnistutest ka rääkima. Ei oota, korteri, majade puhul võib lihtsalt see olla, et on no maja kinnistu, jah, see läheb ühte võib-olla naabrid servituudid, naabrid halvad. Ligipääsu korteris samamoodi naabrid. Järsk hakkab üks koer haukuma seal kuskil. See ligipääsu tee võib olla ka see. Ma olen iga päev sõitnud siit, pole nagu muret on ju. Jah, tegelikult servituuti pole, tuleb välja ja siis omanik ei saa seda teha selleks, et naaber ei ole nõus. Naabrite koerad, kuked, kanad võivad olla mureks juba tänase päeval. Jah, naabrite poole pealt võib-olla kõige hullem on see, kui on nagu, no ikkagist nagu alkoholi mingi lembelised või mingid suksed terroriseerijad või pidutsejad, et see on nagu ebamugav. Aga kinnistute puhul on ikkagist oluline, noh, kui me rääkida lihtsalt majade müügist, siis majas endas võib olla palju suhseid nüansse, et need on väga mahukad ja sa pead ka väljaspoolt ise parendama, et siis tuleb endale väga selgeks teha, et mõnikord ostjad ei saa aru nendest mahtudest ja siis nad ühel hetkel võib-olla enne tehingut mõistavad, et tegelikult nad peavad seda hakkama parandama, seda, et see läheb liiga kalliks ja see ei ole neile mõistlik ja siis nad loobuvad ikkagist näiteks majaostust. Kinnistute koha pealt kindlasti nagu kommunikatsioonid, palju elekter maksma läheb, vesi, kanalisatsioon, internet tänasel päeval, noh, ligipääsu teed. Enamasti on siis teadmatus. Noh, võib lisainformatsioon, mis võib tekkida järsku kuskil tulla nagu. Noh, minu see viimane oli nagu see, et mingi üks lind oli naaberkinnistule, kakk oli lennanud või et see oli küll nüüd jah, tõesti aasta tagasi oli märge tehtud või Keskkonnaamet oli, aga nüüd oligi ostja helistas ise ka Keskkonnaametisse ja sealt ametnik ütles, et eks me vaatame, mis elu toob, aga täna nagu on see puude langetamise piirang, aga kui vajadus tekib, siis me võime ka ehituskeelu piirangu panna nagu. Et ametnike suva järgi nagu noh, see on jälle, et sa ütled, et suuline jutt ei loe, aga kui ütled talle, et palun andke see kirjalikult, siis ta ei vasta sulle, ta ei kirjuta seda mulle. Siis on vaja. Ja siin üks inimene rääkis just, et
kõik oli tehing kokku lepitud ja ostja oli juba enam-vähem maja ära, oma elu sinna planeerinud kinnistule. Ja siis tuli välja, et mingi lill on sinna kasvama asunud nagu. Mingid lilled on seal näiteks. Et ja see on nagu jama selle koha pealt, et seda registreid me ei näe. Okei, kinnis tähendab, Maa-ametist saab otsida, on ju. Kõik oska otsida. Kui sa ei teagi seda otsida, siis sa ei tule selle peale. Ja kui ei olegi maaklerit, siis ostjana ei pruugi seda kunagi leida nagu ise. Mul oli kunagi Pärnus hea olukord, mäletan sõber ostis sinna kinnistut kunagi ja siis Valgeranna pool seal. Ja siis ta küsis enne ostu, et kas see on oht nagu üleujutuspiirkond. Et kui on see 100 aasta torm jälle vaata. Ja siis õnneks tema maja ei olnud, aga näiteks 100 meetrit eespool oli kõik need kinnistud, mis seal oli, näitas, et lähevad meeter vee alla. Ja, et on, kui vesi tõuseb 3 meetrit, siis need majad on vee alla 1 meeter, põhimõtteliselt. Et geoportaalis saab ka sihukest asja vaadata, et kuhu see vesi nagu ulatub. Üleujutuspiirkonnad, jah. Ja, et kui veetase tõuseb drastiliselt, seda loetakse 100 aasta tormi puhul loetakse seda 3 meetri tõusu. Ja, et saate oma kodude asjus vaadata või suvekodude asjus. Ja, suvekodude, mis on mere ääres. Igasugused veekogud on. Järvevesi õnneks ei tõuse niimoodi. Veekogud ääres olevad majade elamised on ka nagu alati on need mingisugused normid, kus peab laskma inimesi näiteks läbi käia sealt rannast või kalda kaitsevööndid ja igasugused asjad on, et see, et sul täna on seal mingi vana kuur või sara, et see ei tähenda seda, et sa selle sara asemele saad mingisuguse tänapäevase maja ehitada, see enam ei kehti nagu. Okei, kuule, aga võtame viimase teema selleks, et kuidas siis head maaklerit ära kliendipäevale vaja minna. Jah, kuidas head maaklerit ära tunda? Et me oleme need, kes ennast kiitmast ei väsi või nüüd või? Ma ei teagi. Kui hea maakler sa oled? Ma ei teagi. 1-10, kui hea maakler sa oled? Mis hinnangu sa annad endale? Ma olen ikka tagasi 8. 8 või? Ja. Ma arvan, et ma olen mõni hommikul on 10-8. Ma olen hommikutiga 10. Siis kui üksi klientel helistanud ei ole. Üks päev oli, et ma ei tea, hästi asjalik jutuga maakler tuli nagu kohtumisele ja ma saan aru, et said kohe aru, et on hea maakler. Oli vist pühapäev. Mind nagu üldse ei häirinud, et ta tuli dressida ja mingi vestiga nagu, et ikka vaatasid natukene. Kusjuures see on hea dilemma. Tegelikult mind ei häirinud see nagu nii väga, et tundus, et ta oli selle kliendiga ka nagu natuke tuttav. Et ma ei tea, kas see paneb alati, see välimus paneb alati nagu selle nagu selle 10-10 ei, see oli üks korter, mida nad tulid vaatama vanemas majas. Selles mõttes, et mina olen natuke päri sellega, et kui nädalavahetusel klient tahab minuga kohtuda, siis minu riietus ei peaks tema jaoks nagu oluline, sest ma niikuinii oma vabast ajast tulen võtan talle aega, et ta saaks laupäev pühapäev tulla selleks, et see on ju vaba päev tegelikult justkui on ju. Ja meil ei ole mingi töövorm nagu otseselt kuskil sisse kirjutatud, et see on lihtsalt nagu iga enda, ma arvan, siuke kus sa ennast hästi tunned? Üsna palju nagu võtmed on nagu kaasas ja saab nagu minna ise nagu tutvustama ja siis ongi olnud nagu seda, kus sa teed mingeid muid asju ja nagu oledki, ma ei tea, suvel lühikeste pükstega kuskil ära on ju ja siis on vaja nagu minna kohtuma, siis ma paar korda olen öelnud, et ma ei ole sobivalt riides, aga kui te väga tahate, siis ma võin teiega tulla, et ma ei saa lihtsalt aga kui sa ette hoiatad, siis see on kaval vaata selles mõttes, et siis ta ei pane seda ootust, et mul tuleb nüüd lipsuga mees ja siis või vähemalt tema ootus on selline, aga kui sa ette hoiatad, siis see on nagu väga kaval lüke. Aga mis ma selle riietuse kohta tahtsin öelda on see, et ma olen ühtepidi nõus, et maakler peaks nägema välja esinduslik, aga ma olen lihtsalt väga palju praktikas sinu telefoni eriseb. Olen praktikas väga palju näinud seda, et tegelikult vahet pole, mis riietusega inimene oma igapäevaelus käib, kui ta on nagu hea jutuga, asjalik, ta oskab tuua õiged argumendid välja, sõbralik ja ta oskab suhestuda kliendiga ja osapooltega, siis ta saab oma töös väga hästi hakkama ja teenib samamoodi kõigile väga head kasumit nagu nii endale kui kõigile teistele. Ehk siis tegelikult see ei ole primaarne asi meie töös, et pigem on ikkagist, ma arvan, ühe hea maakleri üks tunnuseid see, et ta oskab suhelda inimestega
erinevates olukordades. Vahet ei ole, mis see nagu minu olukord siis hinnangul on. on ka nagu suhtlemine ja see info, mida ta annab ja teab ja kuidas ta nagu siis käitub ja et see ja kõige nagu- A ja O nagu. kuidas see kohtumine nagu läbi viiakse on Kõigi nagu jaoks. olulisem. Siin noh, teine äärmus on ikkagi hästi mitmeid kordi on olnud see, et vaatad nagu pildi pealt ühte inimest, siis saate ka kokku. On teine inimene ja siis ongi noh, ongi võib-olla väga hästi riides on ju, okei, väga tore, väga äge on ju, aga kui sa objektist mitte midagi ei tea, sul võtmed on, aga noh, sa põhimõtteliselt teed ukse lahti ja ütled, et seal on need toad, mingi vaadake ise üle on ju, et ja siis jääb üldse kahtlus, kas ta omanikuga on suhelnud, kas ta üldse nagu noh, üldse teab asju. Lisainfo on nagu väga nagu puudulik, väga nagu midagi teada ka ei saa lisaks ja siis kuna endal on nii palju kogemust, siis saad ise vähemalt oma kliendile rääkida mingit lisainformatsiooni on ju. Et see on küll koht, kus ma olen nagu näinud, aga räägime heast maaklerist, mitte miinustust praegu. Jaa, ma mõtlengi, et nagu selline info teadmine on nagu tänapäeval olulisem ja asjade korraldamine ja suhtlemine nagu. Jah, ma arvan, et kui sa tood selle välja selle infovahetuse, siis üks oluline faktor veel, mida ma ise silmas pean, on see, et inimesed peavad olema kursis, kui hakkab tehing toimuma, siis mida ma olen nagu praktikas näinud, et kui sa liiga kaua osapooli hoiad nagu pimedas, ei anna neile nädala, et kus maal me oleme näiteks, et noh, tehti bronn ära, kõik on nagu justkui hästi, nüüd on kuu aega ostjale aega mingi oma asju ajada ja siis näiteks ei saa olla nii, mina vähemalt isiklikult võtan nii, et ma ei tähenda, et 4 nädalat ma nüüd omanikule helista, et ma helistan iga nädal talle korra, et ostja helistas mulle või mina helistan ise ostjale, et kuuled, et kuidas läheb, kas said need asjad tehtud, ahah, su etapp on jõudnud nagu üks samm edasi, et ja siis annan selle müüjale ka edasi, et näe, ostja tegi need asjad ära, nüüd on nii kaugel asjad, et hoian teda kursis lihtsalt kogu aeg. Et ma arvan, et hea maakleri üks tunnuseid on see, et ta hoiab osapooli, isegi kui ta ei peaks kursis asjadega, mis ei olegi tegelikult võib-olla talle olulised, aga ta lihtsalt saab aru, et kuskil miskit toimub, mitte see, et no väike infovahetus viib ka edasi, muidu on inimene nagu teadmatuses, et midagi ei toimu, kõik on mingi seisab lihtsalt. Infovahetus on oluline. Ma arvan lihtsalt asjade korraldamine ja ikkagi teha rohkem, kui sult nagu oodatakse ja korraldadki ja teed nagu. Ja no hea maakler, kuidas ikkagist ära tunda on, arvan see, et ta natuke vaidleb sulle vastu ka nagu heas mõttes, et ta ei ole suga kõikide asjadega nõus. Selgitab asju, mis on turg ja kui see läheb vastuollu sinu nagu ettekujutusega, kui sa oled müüja, siis ta julgeb seda öelda. Eks kui see on nagu ka ebamugavaid asju räägitakse. No näiteks ebamugav asi on see, et kui sa lähed kliendi juurde, kõige ebamugav asi, mida halvad maaklerid siis ei julge teha, on see, et nad ei julge öelda, et see kinnisvara maksab vähem. Nii lihtne ongi. No alustame sellest, et korista oma kodu ära. Ja siis nad jõuavadki sinna, et ta räägivad nendest ebamugavatest asjadest kliendile, mis tegelikult toob parema tulemuse. Et korista oma kodu ära. Et sul on siin liiga palju isiklikku staffi, et pane need asjad kappidesse ära, kui me klientidega tuleme. Ja mõnikord pointid väljagi, et toob ikkagi kiirem tulemus, et tihti see ostja, kes tuleb, ta võib-olla väga häiritud sellest, et asjad on laiali ja ta nagu esmamulje on segamini ja ta ei tahagi nagu talle läheb halb mulje nagu sellest. Kui inimene ostab kodu endale, siis ta tahab ikkagist justkui alguses näha, et noh, ta ostabki nagu hotellituppa astud, wow, kõik on vaata, lina on ka sirge. Et noh, nii võiks olla tegelikult nagu reaalselt kodumüües ka, et kui sa korteri müüd on, või noh, samamoodi ma võtan nagu hästi paralleeli auto müümisest, et sa ei lähe musta autot näitama kliendile, kui sa müüd seda. Sa ju käid pesulast läbi ja teed seest puhtaks. Sama võiks koduga nagu käituda, kuigi see on suurem ja võtab rohkem aega. Et pese puhtaks. Ja kusjuures üks asi, mida ma hästi palju kõikidele müüjatele panen südamele, kui on kevad ja te müüte oma kodu, peske oma aknad ära. Ma olen käinud nii palju ja ma olen seda klientidele öelnud ka, et kuule, sul on aknad mustad, tee puhtaks. Noh, reaalselt need, kes elavad Kristiines kuskil tänava ääres, neil on nagu koduaknad niimoodi, et noh, tegelikult kui päike sisse paistab, siis on nagu noh, tolmukiht on peal lihtsalt. Toomklaas, jah. Et tee puhtaks oma aknad, et see on mega minu arust vahe, kui on aknad puhtad. Et see puhtus on nagu oluline, kas sul on see uuem või vanem korter, et lihtsalt nagu puhtus, koristus ja seda peab nagu ütlema inimestele ja kui ei vitsi, ei taha ise teha, no makske see 100 €, kõik saab nagu ilusti puhtaks nagu. Maaklerile. Korter pole kunagi nii puhas olnud võib-olla, kui koristusfirma teeb selle nagu. Aga mis on veel hea maakleri tunnused? Ma arvan, et selline ongi see asjade, noh,
nagu öeldakse nii-öelda käest kinni hoidmine, et sa nagu ütled, et nii, nüüd on need asjad, nüüd selgitad need asjad ära, järgmise samm on see, et sa tood nagu väljagi kogu selle ajakava, millal midagi nagu juhtub, toimub, mis on vajalikud tegevused, et saaks üldse see müüdud nagu. ja nagu mina ütlesin naljaga pooleks, et hea maakler on see, kes ei pea ütlema, et on hea maakler. On ju? Nagu sina. Tunned, et asjad sujuvad ja aitad inimestel. Inimesed vaatavad su näkku, vaatavad, et täitsa usaldusväärne isik, palun võtmed. Nagu mul üks klient kunagi tagasiside andis, et Oskar helistas mulle, hääl tundus nii mõnus ja reaalne olukord oligi, et ma läksin Õismäel kunagi, mäletan, läksin ukse peale, naine tegi ukse lahti, nad olid välja kolinud, andis võtmed, ütles, et sa võid pildistama jääda, läks ise minema. Saadame ülejäänud asjad meili peale. Ma olin talle ühe korra 2 minutit helistanud ja ta reaalselt ta usaldas mulle võtmeid. Ja tihti ongi niimoodi, et ja nüüd ma saan aru, miks nagu petturitele ka asjad ikkagist läbi lähevad, et lihtsalt mõni inimene usaldub jäägitult siin nagu ühest nagu ma ei tea, lausest põhimõtteliselt on. See ei pea nagu rohkem vaeva nägema. Lihtsalt nii, tähendab, ütleme jah, et see suhtlemine on oluline nagu jah, mis sa räägid. Jah, ega tegelikult hea maakleril ongi siuke üldine hoiak on positiivne, ma arvan, et lahenduste väljapakkumine ja kuidas jõuda ta on proaktiivne, et kui üks asi toimib, teeme teist ja mõnikord on see ka, et kui omanikule midagi ei meeldi ja omanik tahab midagi ikkagi proovida, siis võib-olla siis ta on valmis siis omanikuga ka proovima ja näitama, et kas siis asi ei toimi või siis sa olid tõesti ainulaadne ja ütlesid mulle midagi, mida me praktikas ei ole proovinud. Et nii on. On meil veel midagi hea maakleri kohta? Nii palju võiks jah ka nagu ikkagi kas või guugelda korra inimese kohta, kellega sa kohtud esimest korda, vaata, kas tal on nagu ma ei tea, kas või kinnisvaramaaklite koda, Eesti kinnisvaramaaklite koda on olemas, kas ta on sinna nagu registreeritud, palju kutselisi maaklereid on ja ei ole ka, osad on nagu rohkem kogenud, võib-olla vaadata korra, mis on tema portfellis juba täna on ju, et ta oskaks sulle nagu nõu anda ja mis kvaliteet tal seal portfellis on nagu. Jah. Võib-olla on sul Facebookis temaga ühine sõber, ma ei tea, kuidagi seda saab ka vaadata, küsi temalt. Sa juba räägid luuramistegevusest siin? Ei, see on normaalsus mõnes mõttes ja võid ju ühtepidi ma vaidlen sulle selle koha pealt vastu. Kui sa ei tunne seda inimest esimest korda kohtut, aga ta ei ole sinu mingi tuttav kuskilt või keegi pole sulle soovitanud, siis tasub nagu küsida, natukene uurida nagu üürnikega seoses põhimõtteliselt. See nagu tegelikult on päris suur ju vastutus, sa annad kellegile oma mingid 100 000 nagu tegelikult nagu korraldada on ju. Ja hiljem tuleb välja, et see 150 000, mis maakler ütles, oli tegelikult, oleks olnud võib-olla 130 000 ja oleks aasta tagasi müüdud juba, on ju. Oleks juba inimene võib-olla oma elu ja plaanidega saanud hoopis edasi minna, mitte lihtsalt oodata ja uskuda seda, et maakler saaks oma 150 000 pealt maaklitasu. Ja küsigi, kas inimene teeb ka koostööd, et on ikkagi neid ütleme siis mõned ettevõtted, kes ütlevad ikkagi üsna esmajärjekorras, et nad ei tee koostööd, neil on piisavalt ostjaid ja üsna palju on ka neid, kes tegutsevad nagu üksinda maaklerina, nad reklaamivad tavakasutajana ennast ja siis kui temaga suhelda, siis ta koostööd ei taha sinuga teha, kuna ta vahendust ei taha jagada. Ja siis ta ei ütle ka tõenäoliselt müüjale, et on mingid ostu või lihtsalt teise maakleri kaudu. Et see ei ole minust nagu müüja huvides tegutsemine, et saad ise kas või vähem raha, aga müüja huvides tuleb või sinu, see, keda sa esindad üürileandja huvides ikkagi tuleks tegutseda. Kusjuures see on hea point, et hea maakler toob kõik info sinuni, et tihti ka see on info näiteks, et huvi ei ole. Et annab pidevalt tagasisidet, aga see on ka huvi, et mul on hästi tihti olnud olukord, et klient ütleb, ma ei lase hinnast midagi alla, et kui keegi teeb pakkumise ära mulle helista, aga ma alati ikkagi helistan ja ütlen, kuule, tšau, ma tean, et sa ütlesid mulle, et sa ei lase hinnast tilkagi alla, aga et sa teaks, Peeter tegi just sulle pakkumise on ju 5000 vähem.
Lihtsalt võta mis ei ole teadmiseks. üldsegi nagu halb pakkumis no, no, jah, võib-olla piltlikult öelda. ainukene, mis Jah. ma ei tea, mitme kuu jooksul Jah. on tehtud nagu on ju. Et sellel juhul, aga ikkagist hästi oluline on, et kas sa saad kogu info turu pealt kätte. Kui meili teel näiteks keegi kas või küsib, et kui mõnikord keegi küsib kommunaale, siis ma ütlen, et näe, infot küsiti kommunaalide kohta. Ja siis annan tagasisidet näiteks, mida klient ütleb, et kas oli kõrge, madal tema jaoks või mis iganes, et mis tal ei meeldinud seal ja nii edasi. Vot, kuulaga, meil läheb molaks ära. Polegi nii palju rääkinud 54 minutit jälle jutustanud. Arvan, et saime mõned asjad purki ja teeme uuel nädalal uuesti. Näeme juba järgmine kolmapäev. Ciao. Tehke tarku tehingud ja näeme juba notaris. Tšau.